Sa ikka tahad minna ja näidata nendele norrakatele, et suudame meie ka teha. Eks ma olen veits peas suega. Kunagi noorena ma lõikasin maha omal laskesõrme. Isiklikult olen kõige targem selle asja juures. Mina olen see vend, kes alati alguses läheb punasesse. Tere tulemast True Foresti. Iga saade on kui avatud raamat, mis räägib ühe seiklusliku roo. Meie külalised on tulnud siia, et jagada teiega ausalt ja otsekoheselt oma teekonda. Alates esimesest ideest kuni suurte saavutusteni. Nende lood on täis inspiratsiooni, proovikive ja avastusi, mis on kujundanud nende elu ja karjääri. Meil on sulle üks palve. Kui meie vestlused pakuvad sulle väärtust ja soovid, et selliseid inspireerivaid lugusid sünniks veel, siis meid aitab kõige rohkem just sinu subscribe nupule vajutus. See on tasuta, aga annab meile märku, et meie töö on oluline. Tule ja avasta meie varasemaid episoode ning leia meid ka sotsiaalmeediast. Aitäh, et oled osa teekonnast. Tere tulemast True Foresti podcasti kuulama. Täna siis on meil siia saatesse tulnud üks Eesti tulevikulootus kunagises rahvusspordis, mis on suur kõneainet meile viimastel aastatel tekitanud, kuid nagu ikka paistab üldiselt tunneli lõpus valgus, siis selle valguse toojaks on seekord meil Oskar Orupõld ja seda laskesuusatamise näol. Tere Oskar! Meeldiv olla. Kuidas on läinud hooaja ettevalmistus? No tahaks öelda, et tegusalt, et on kõvasti trenni saadud tehtud ja kõvasti ka mentaalselt võideldud siin, et ega see gümnaasiumi lõpp ja siis nüüd ülikooli ja et selles suhtes on olnud tegus, aga äärmiselt jällegi ütlen, et näen arengut ja olen saanud tegeleda asjadega, mis nägin nagu, et oli nagu kehv eelmine hooaeg, et fookus on paigas. Aga see on hea kuulda, aga mõtlengi, kuidas suvisaal näiteks, et kus sul praegu hooaja ettevalmistus, kus sa selle veetsid? No see hooaeg me olime peamiselt ikkagi Otepääl, okay. Et olid 2 laagrit olid Norras, kus me tegime ka linditesti ja sellised tugevamad siis Zone 3 trennid, mida me saame pärastest rohkem puudutada, saan rääkida, aga jah, et võrreldes eelmise hooaega, kus me käisime väga palju välismaal ja kõrgmäestikus, siis see hooaeg olime pigem Otepääl ja keskendusime sellele, et reisipäevi oleks vähem ja oleks rohkem nagu trennipäevi. Ja tunned, et see oli parem otsus? Ma arvan küll, praeguses vanuses küll, et sul on rohkem aega lihtsalt ongi, et sa ei reisi, see reisimine väsitab, julmalt väsitab ja Otepääl on suurepärased tingimused, et tegelikult teha nagu trennid ära. Kindlasti, mõtlengi võib-olla veel seda, et kui palju sa teed ettevalmistust juba nagu ka rahvusvaheliste võistlejatega või teed alati nagu ikkagi Eesti koondis, Eesti omad poisid, et sa tead täpselt nendega? Õnneks meil oli see, eelmine aasta oli ka see võimalus see aasta ka, et teha Norra järelkasvukoondisega siis koostööd, mis on nagu, see on ülikõva asi, sa päriselt näed ära, et ikka tööd on vaja kõvasti veel teha, et see ikkagi tõmbab ikka kõvasti enesekindlust maha ja ikkagi ütleb, et siin on ikka vaja kõvasti tööd teha veel. Aga kas see motivatsiooni nii maha ei tõmba, et sa mõtleks, et mille kuradi pärast me üldse seda asja proovin? Ei, kuule sportlasel on ikka näljane, sa ikka tahad minna ja näidata nendele norrakatele, et suudame meie ka teha. Aga on siis tõesti niimoodi, et võtta näiteks Norrast mingi oma vanuse kõige parem vend, eks ju, ja ongi süke, et süke tunne, et see vahe on nii üüratu. No ütleme nii, et kui niimoodi trennides vaadata, et näiteks on, kui sa lased nagu rahuliku pulsi pealt, eks siis ilma nagu võistlustempota, siis tegelikult see vahe laskmises ei ole nii suur. Tegelikult isegi mõned võistlused, kui me tegime laske täpsuse peale, siis isegi eestlased jäid peale mõned korrad. Aga see vahe tuleb ikkagi pulsi pealt, neil see, kui sa võistlusolukorda satud, neil see pea töötab paremini kui eestlastel, neil see taktika ja kõik see laskmise kontroll ja kõik on nagu parem, et sealt tuleb see vahe ja kindlasti ka, eks neil on seda võhma ja asja ka kõvasti rohkem, aga ütleme, et see vahe ei tundu praegu nii meeletu, et seda ei saaks üldse püüda. Aga see treeningmaht on näiteks sarnane või võtta näiteks enda praegu hooaja ettevalmistusele, et mükse treeningmahuga tegite, et raske on siin katta kogu seda, ma ei tea, poolt aastat enam-vähem on, aga lihtsalt võib-olla see kõige intensiivsem lõik, et mis see treeningmaht seal, mis see endast ette kujutab? No kõige intensiivsem kuu nagu tuli, ma arvan, oli kuskil 90 tundi, et see oli siuke kõige intensiivsem kuu. Ja ütleme, kui norrakatega võrdlusesse panna, siis me ikkagi, me teeme ikka vähem praegu, aga me ei saagi, aga ilmselgelt me ei saagi tõsta seda, nagu kui me ei ole noores peale teinud korralikult,
me ei saa seda hüpet teha nüüd, et nüüd järsku hakkame tegema kõvasti trenni ja hüppame järgi neile vaata, et noh, siis su keha ei ole harjunud ja siis tulevad vigastused, ületreeningud ja igasugust jama, et kui me ehitame samm-sammult, nagu praegu meile toodi see aasta ka Norra treener Norrast, kes on nagu äärmiselt head treeningkavad teinud ja tõesti tunned nagu vahet ja väga-väga lahe. Et kui me samm-sammult niimoodi ehitame, ma arvan, et 3 aasta pärast jõuame nende sama mahtudeni. Aga mõtlen, et kas treeningutes kõige suurem osa moodustab, ma ei tea, tsoon 1-2 lihtsalt jooksmine või suusatamine või keegi on hästi spetsiifiliselt valitud juba välja, et mis kellegi nõrkused on ja sellega siis tegelemegi, et Oskar ei oska lasta püsti ja hakkab püsti laskma lihtsalt. Eks ikka on seda ka, et sa saad rääkida treeneriga, kui sul vaja millegi tegeleda, et näiteks just hiljuti minul oli see probleem, et 0 pulsi pealt mul oli väga okei protsent, sain väga hästi kontrollisin laskmist, aga kohe kui pulss tõusis, hakkasin tegema mingid lollusid. Et ütlesingi treenerile, et kas on võimalik tuua kavasse sisse selle, et teengi pulsi pealt lasen ja ei, treener oli äärmiselt nõus sellega, et noh, see on alati koostöö küsimus, vaata, sa ise räägid ja nii, aga no ütleme sellest aastast nüüd, mis on uus asi, mis selle norrakatega kaasnes, on see tsoon 3 treening ja see on niimoodi, et sul on siuksed päevad nagu double threshold, mis on siis tähendab, et sul on 2 tsoon 3 trenni et sul on hommikul tsoon 3 ja õhtul tsoon 3 kus on nagu äärmiselt tähtis see, et sa sööd, taastud, et see kogu energia ja kvaliteet säiliks. Aga jah, tsoon 3 on see võtmetreening, ütleme praegu norrakatel. Aga seda teete suusatamise näol ikka? Seda teeme jooksu näol ja rullide pealt. Et Norras me tegime ka seda niimoodi, et noh, kuna Norras on olemas mäed, mida meil Eestis kahjuks ei ole, siis seal on niimoodi, et sõidad pool tundi, tund põhimõtteliselt mäkke lihtsalt, tsoon 3, hoiad oma tsoon 3 nagu. Et seal need olid väga lahedad treeningud ja, aga muidu jah, Eestis on ka tsoon 3, aga Eestis on nagu see ringi peale rohkem nagu, et lihtsalt sõidad nagu ringi. Ja jooksu näol siis lihtsalt hoiad kindlat tempot, tõstad enda pulsi sinna maani ja siis kestad seal. Jah, et tavaliselt on see, et alustad nagu aeglasemalt kontrollitumalt ja siis kui sa tunned, et saad tõsta, siis sa tõstad. No muidugi mina olen see, kes alati alguses läheb. Kohe punasesse. Kohe on ju vaja näidata, et oled kõva jooksu. Et mul on jah see probleem, et lähed hullult peale kohe, et eks see treener on üritanud mind tagasi hoida ja siis ma vaikselt õpin seda, et paremini teha, sest tegelikult ega selle tsoon 3 eesmärk ei ole see, et näidata, kui kõva sa seal tsoon 3 oled, vaid see, et see arendab sinu nagu seda siis aeroobset lävena. Sest jah, et noh, ma ise lihtsalt täiesti suvaliselt hoobi korras natuke tegelen jooksmisega ja siis mul on niimoodi, et sõbrad ja kõik need võistlusmomendil, ma olen ikka the zone 5 guy nagu mul on lihtsalt osad sõbrad, üks eriti veel on siuke, kes kutsubki mingi zone 5 vennaks, sest et nagu ma suudab miskipärast, ma nagu enestunne hea ja ma räägin mõne nagu siukse nagu tipptasemel harrastajaga näiteks samamoodi, sest et mõnel nagu noh, by default ongi nagu siuke, et nad suudavad seal selle zone 5 pealt, see mõjub neile hoopis teistmoodi kui teisele vaata. Ja siis ma olengi jah vahepeal ikkagi pikki distantse lasknud seal täiesti punases vaata. Not good, nagu suures plaanis, aga kui see võistlusmoment on, siis ma olen nagu suutnud selle ära kannatada. Ei no sa pead harjutama seda ka, nagu eks kui lõpuks ongi, sa oled ju võistluste ajal, sa oled seal punases ja kui see punane on sulle võõras, siis sa hakkad seal kartma, et oi, et mis nüüd juhtub, et mul on raske järsku vaata. Et ikka vahest tuleb ikka käia seal ja tuleb üksteist pushida trennis ka samamoodi, et niimoodi, et no ongi, sa juba kõigud seal ja siis sa tunned, et see teine vend sust hakkab nagu mööda minema vaata. Siis sa oled mingi, ei ma ei lase, no ego lihtsalt ei lase ja siis lükkadki sinna veel rohkem punasesse, vaat sa ei karda seda vaata. Aga mis su kõige kõrgem pulss on, mis sa oled näinud endal? No mul on tegelikult madal pulss, minu kõige kõrgem on olnud äkki 181 või? Okei, 190 pole kunagi näinud endal? Ei ole. Aga trennis mingid vennad on, kes on ikka näinud? Mul oli kunagi üks sõber, Sander Saaring, kellega ma tegin koos kõvasti trenni ja see vend ükskord oli suvel jooksutrenn ja päike paistis, mingi 30 kraadi oli vist ja vend saadab mulle pildi oma kellast ja seal oli mingi 221 vist 221 on väga no see vend oli julm, selle venna mootor oli ikka julm. Sest jah, see ongi ebareaalne mõelda nagu, et see ühest küljest, noh, ma ei tea, südametreenitakse, mis iganes, et ühest küljest nagu ei pruugi ka mitte midagi need selles kontekstis, et by default, ükskõik kes see vend on, kellest sa praegu räägid, noh, ta võiks selge ees must ka kiiremini osta, aga ma olen samamoodi enda seda piire niimoodi suudan lükata, et ma olen ka ikkagi näinud nüüd selle aasta, kalendri aasta sees olen 208 endal näinud
aga siis on ka niimoodi, et noh, sa ei taha tegelikult seda näha, kuigi mõte kõik on selge veel, nagu et ei ole niimoodi, et noh, ma ei tea, pea on laiali otsas vaata, aga noh, julm. no eks seda saab paika panna ka selle ööpulsside järgi, et mida saab jälgida, vaata, et no minul on hästi madal ööpulss, mul on näiteks võistlushooajal on mul keskmine ööpulss 36, noh, kui ma magan wow.. et noh, mul on hästi madal pulss. mis su VO2 max on? VO2 max viimane test oli äkki 75 äkki. Tõsiselt, 75. No see on selles suhtes eesmärk peab olema 80 juurde jõuda. Et no okei, VO2 max on raske treenida selles suhtes nagu, sest see ei ole siuke, et see nagu nüüd läheb sul lakke, no niimoodi, et sa teed mingi trenni, vaata. Aga samm-sammult ehitad, nagu meil praegu on see plaan tõsta seda VO2 max, et mul on jällegi üks sõber, kes teeb laskesuuska praegu A-koondises, Markus Kehva, et kõvasti trenni teinud see hooaeg ja tema sai üle 80. See VO2 max, et noh, annab treenida. Ebareaalne, vau, tõesti. Mul on juba nagu täiesti teine see siht nüüd silme ees, kui ma kuulen sind. Siis kuidas hooaeg üldse algab või mitu etappi sul võistlushooajal üldse ees ootab? No hooaeg algab praegu siis Idres katsevõistlusega, kus pannakse paika, kuhu keegi läheb. No üldiselt on suhteliselt paigas, et kes mida läheb, et selles suhtes, et ikkagi need, kes koondises on, ikkagi saavad üldjuhul startida Euroopas. Et eks seal tulevad ka mõned väljaspool koondist proovima, aga noh, üldjuhul ikkagi need, kes koondises saavad siis Euroopasse. Minu puhul on see, et ma saan sõita kas Ibu Junior Cupi või siis Ibu Cupi. Pane võib-olla siis perspektiivi, et kuidas need lähevad? No Ibu Cup on põhimõtteliselt B-koondised sõidavad seal, et varumehed, kes võib-olla heal päeval seal, kui keegi on seal MK-l haige, siis kõige kõrgemal maailmakarikasarjal on ju. Kui seal mingi A-koondise vennad jäävad haigeks, siis võetakse tavaliselt Ibu Cupist need B-vennad ja pannakse sinna sõitma. Palju teid seal on Eesti koondises? No Ibu Cupis see sõltub väga, et eelmine hooaeg oli etappe, kus me olime kolmekesi ja oli etappe, kus meid oli rohkem, et neljakesi, et aga noh, see ongi, et Ibu Junior, tegelikult mina peaks vanuse järgi sõitma Ibu Junior Cupi, vaata, aga noh, kuna meil ei ole seda B-koondist nii tugevat veel, siis saadetakse ka vendi sinna Ibu Cupi sõitma. Mis kogemuse mõttes on ju hindamatu väärtusega, et saad pigem varasemalt siuksed. Ja mina olen ka selle usku, ma tean paljusi vendi, kes mulle vastu vaidlevad, et see ei ole hea nii vara käia seal. Aga mina ütlen, mina nägin Norra tippe ikka seal nagu Taalet ja Kristjanseni ja no sa näed, sa võistled nende vendadega samal nagu rajal, vaata, et sa oled mingi telekast vaadanud neid vendi ja nüüd sa oled samal rajal. No okei, saad mingi täiega posti, on ju, no ilmselgelt on ju, saad aru, et no mingi saad mingi, ma ei tea palju ma seal kaotasin, no ei isegi taha, no see oli ikka jubena. Aga noh, samas see on jällegi see, et siis sa ei lange sinna mugavustsooni, vaata, sa saad aru, et davai, et siin on vaja töötada. No. Pikk tee minna, muidugi. Aga mitu etappi kokku on? No see sõltub, kuidas nagu, kus sa võistled, see, ma arvan, see varieerub nagu, sest ma arvan, ma sõidan ka Ibu Cupi ja Ibu Junior Cupi ilmselt, et saad nagu mõlemad sõita, et kuidas sa nagu jagad neid etappe. Et noh, ma täpselt arvu ei oskagi öelda, aga noh, tihe graafik on ikkagi, ma mäletan eelmine hooaeg oli ikka kõva reisimine, siis ma üritasin igal pool olla. Aga kas teil on MK-etappidega nagu samad rajad? Osad on, jah. Osad on, millest see sõltub või see on fikseeritud alati enne hooaja algust ära, see on alati sama? Jah, seal enne hooaja algust tulevad mõned muudatused uued, näiteks Ibu Junior Cupis toodi sisse eelmine aasta Šveitsi etapp Komsis ja siis noh, see varieerubki seal, et kuidas keegi ja vahest on Otepää näiteks ongi koduetapid on meil ka sees, et eelmine aasta sain ka startida kodus nagu Ibu Cupil, et see oli ka väga lahe kogemus, et sul on muidugi jah, tolleks hetkeks oli juba keha suht tühi, aga noh, sul ikkagi seal on Eesti lipp on rinnas, no siis sa ikkagi pingutad, ükskõik kui raske sul on. Ja see on ka haige, et kui ma ikkagi jälgin seda laskesuusatamist, siis nagu ükskõik maailmast põhimõtteliselt, kust nagu MK-etapp on, alati on ka mingit Eesti lippu kusagil näha, vaata. Väga huvitav, et nagu eestlased on ikka full fännid, tundub. No on küll, jah. No eks see, nagu inimesed on oodanud seda uue taliala tõusu, vaata, et me oleme ikkagi Veerpalust ja maast saati ikkagi oleme siuke talvespordi rahvas, noh me kõik, ma arvan, vanem generatsioon mäletab neid medaleid, neid olümpiakuldasi ja asju, et eks oodatakse seda sama tunnet, et Eesti mehed kuskil lume peal on ja et see on nagu naara näge, jah. Kui suureks hindad enda tõenäosus teha see hooaeg ära MK-etappi debüüt? No ma tahaks öelda, et
et ma ikkagi tahaks öelda, et üle 50%. okei , Ma julgen selle välja öelda praegu. Eks ma muidugi ei tea, mis plaanid on seal kõrgemal inimestel, on ju. Või siis kuidas üldse tervised A-koondisel ja kõigil vastu peavad, et aga enda poolt no ma annan ikka kõik, et see ära teha, et kui see võimalus tuleb, siis mina sellest ei loobu, nagu ma ikka käin ära seal. no see on üliaus muidugi, et me võiksin ajada ümmargust juttu ja öelda, et noh, et ei tea, mis mina ja millal võib-olla, et mõned aastad veel aega. Aga seda on nagu hea kuulda, et sul nagu nälg tundub olevat meeletu ja nagu, et andke ainult ette. No ei, no pole pointi, mis ma siis hakkan niisama keerutama, et miks ma seda sportis üldse teen, vaata. Väga aus, väga aus. Ma ikkagi tahan jõuda sinna ja ma teen see hooaeg kõik selleks, olen treeninud selle nimel ja ma loodan, et see võimalus tuleb. Mis võib-olla eripärasustega siis peaks erinevatel etappidel nii-öelda arvestama, et võib-olla, et noh, ei pea kõiki nüüd välja tooma, eks, aga võib-olla mingid kõige keerulisemad või eripärasemad nagu etapisõidud? Sa mõtled siis nagu rajaprofiili mõttes või? Rajaprofiili, jah, laskmise, ilmastikuolud, potentsiaalselt siuksed asjad. Ei, Otepää kodusest alustada, siis kindlasti on Otepää tiir on tuntud üks kõige tuulisemaid tiire. Et hästi tugevad tuuled ja siuksed puhanguti tuuled, ehk siis pead hästi palju järgima tuulelippu, kui tiiru tuled, et teha relvale siis õiged parandused, et ikkagi oleks lasud keskel. Et see on Otepää nagu eripära ja kindlasti Otepääl on ka, Otepää rajaprofiil on tegelikult päris raske võrreldes nagu muu maailmaga, et ta on ikkagi päris paneb proovile. Siis käisime eelmine aasta Saksamaal Arberis. Vot see, no ma arvan, kui üks rada, mis on olnud raskem kui Otepää, siis oli see Saksamaa rada Arber, no see ikka... Tõusumeetrid palju või miks? Jah, tõusu palju, jah. Siuke, et vanasti räägiti lugusi, et nüüd tehti see ring ümber. Aga vanasti oli siuke rada seal, et kui sa vaatad seda Polari äppis või kus kella äppis seda raja profiili, siis on niimoodi, et on nool üles ja nool alla, siuke rada. Et nagu ronid ja siis tuled alla tiiru nagu, et seal on siuksed. Aga jah, eks seal on radu, kus on hästi tehnilised laskumised näiteks, et millega tuleb nagu arvestada, et üle oma võimete ei läheks kindlasti nagu kiirustega, aga samas seal on nagu vaja riskida, sest sekundid, seal võidetakse need sekundid, noh. Kas laske kaugused on samad või erinevad? Ei, sama, igal pool see on sama, jah. Siis võib-olla see ka, et kui palju, nüüd vaata nakatad vist näitama seda, et kui kaua sul kulub aega nende laskude vahel seal on ja kui sa ütlesid praegu väga hästi, et nagu, et see on see koht, kus saab ka nagu väga palju nagu näpistada, et kas on tõesti mingid vennad, kes on nagu ülituntud sellest, et nad lihtsalt vajutavad ära, panevad tühjaks ja siis võtavad kas need trahviringid sirge seljaga vastu või siis... No, tavaliselt need vennad, kes lähevad laskma, need lasevad pihta ka, noh. Need, kes kiired lähevad laskma, no need on enesekindlad vennad, noh. Nagu Martin Uldal eelmine hooaeg Norra poiss tuli ja tõi täiesti uue tehnika, kuidas ta relva, noh, kõik see sekundid hakkavad pihta, kuidas sa relva juba seljast ära võtad. Et see, kui ruttu sa saad sinna märki. No see vend võttis selle relva ära, ja ta oli, ja no juba lask käis põhimõtteliselt, võttis asendi ja ta teadis, et ta on märgis, vaata. Et selles suhtes jah, seal ikka anname kõvasti näpistada, aga need, kes lähevad riskima, need ikka tavaliselt teavad, mis nad teevad. Et siuksed hulle, noh, Jack Lane oli siin üks hooaeg siuke vend, kes no pani ikka hullu prantslane. No see ta mu ema lemmik. No jah, see üks hooaeg, no vabandust, aga no see oli ikka täis lollus, mis seal ikkagi ta korraldas, et noh, sa pead ikkagi veits kainemat mõistust säilitama ikka. Aga kui kiireks sa hindad nagu enda laskekiirust, kas siis seistes või lamades? Ei, ma olen aeglane laske. Et ma olen tegelenud sellega nüüd see hooaeg. Et no minu filosoofia on olnud see, et mul on vaja saada kõigepealt see, et ma üldse nagu tean, et kuidas ma nagu pihta saan. Et nagu ma lasen kas või rahulikult, aga ma tean, et ma lasen maha, et ma olen kindel endas. Ja siis vaikselt hakata seda rütmi tõstma, vaadata, kus kohast ma saan nagu näpistada. Et jah, no praegu ma olen aeglane veel, aga ma loodan, et see hooaeg ikkagi on juba parem kui eelmine. Mis võib-olla eelmise hooaja statistika oli, et kaua sul lasketiirusu aeg läks? Ma täpselt ei mäletagi, aga ma arvan, see võis olla seal kuskil ikkagi lamades äkki ikka mingi 35 sekki kuskil niimoodi ja siis püsti vist mingi 20 sekki üle veits.
ja võtame siia siis selle, et kui kaua läheb näiteks absoluutselt tippudel aega. no ütleme püsti, ma arvan seal kuskil 15 seki kanti ja lamades seal kuskil 20 peale võid. Okei, nii et circa, ma ei tea, 15-20 sekundit tegelikult oleks potentsiaalselt sealt võtta. ei mis potentsiaal peabki võtma, noh okay. Selles suhtes seal ei ole varianti tänapäeval, noh sa pead laskma kiirelt ja sa pead laskma täpselt. On, nojah, selles suhtes, et vennad pööd on ju, et Johannes Tinges võib-olla eriti oli võib-olla noh, et ka kiire laske, aga no siuke vend, et no lihtsalt, ma ei tea, suusatabki lihtsalt noh, et tal nagu see enesekindlus see suusarajal on ka vaata nii tugev, et teinekord võib-olla, kui on mingi keerulisemad olud, siis tundus, et on siuke vend, kes julges võtta ka soovi korral need varu 2-3 sekundit. jah, eks ole selles ka kinni, et kui sul on kergem juba suusatada, siis sul on kergem ka lasta. Et nagu nii lihtne see ongi, et noh, kui sa ikka tuled punasest sinna tiiru, et sa oled nagu kõik andnud, siis no sa ei jõua keskenduda selle, et nüüd ma lasen selle lasu ära. Sul käib see relv seal niimoodi ja sul on mingi silmad vett täis ja no sul on nii raske seal. Aga kui sa nagu suudad kontrollida oma tempot, siis sul ongi lihtsam lasta. Aga kui ütleme niimoodi, et kas sa pead enda puhul nagu laskmise jääks hea selle ainult siis, kui sa kõik maha? Või kui on üks eksimus, nagu sa tunned juba seal nagu nördimust või see on ka okei, et võtad selle sirg sellega vastu? No ikka tunned nördimust. No nüüd sa ikkagi tahad nulle ainult. Et nagu sa ikka trennides lased ikkagi enamjaolt nulle, siis sa ootad ka võistlustel nulle. Et eks ta ikkagi jah, see nördimus tuleb, aga sellest tuleb ruttu üle saada. Tuleb analüüsida, mis see viga oli ja edasi minna. Et väga mossi ei tasu minna. No seal laskmises on nii palju faktoreid, mis võivad sulle nagu võib-olla ei olnud isegi sinus asi, et see laskmõõd oleks. Okei, sest tegelikult kui sa vaatad, siis nagu enamus etapivõidud ikka tuleb ju, et mingi trahviring on ka elas, et täitsa nulliga nagu ei saa öelda, et enamus need etapivõidud tuleks ju. Jah, aga see ongi sellest, et tuleneb, et tänapäeval on see laskekiirus juba on nõutud, et sa pead olema nii kiire seal tiirus. Et sa ei kontrolli, sa ei saagi lõpuni kontrollida, kas sa lased pihta või ei lase, et sa pead ikka natuke riskima, et olla seal tipus. Kuidas hooaeg võib-olla lõpeb, et see punkti arvestus, eks ju, aga kuidas see punkti arvestus käib? No seal iga etapp sa saad siis punkte, kui sa sõidad punktidele, see vist nüüd on äkki top 40-st äkki saad punkte, kui ma ei eksi ja siis eks siis hooaja lõpus kogudki iga etapp punkte ja siis lõpuks vaadatakse siis, kellel kõige rohkem on. Kas iga etapi pealt saab sama palju etapi võitja teine ja kolmas koht punkte? Jah, seal see punktisüsteem nagu ei muuta. Okei, ja kui palju saab esimene, kui palju saab siis nagu 40-seks esimene, kes punktidesse saab? No see, kes Sessana punktidesse saab 1 punkti ja esimene koht, kui ma nüüd ei eksi, oli äkki 90 punkti. Peaks olema. Et seal mingi hetk see punktisüsteem nüüd muudeti, et ma loodan, et ma ei eksi, aga jah, kuskil niimoodi peaks olema. Okei. Siis sa ennist mainisid, et sul on novembris keskpaigal siin tulemas siis tähtsad katsevõistlused. Et mis eeldustega peal lähed, et mida ootad ja mida lähed ära realiseerima? No ütleme nii, et mul on alati olnud hooaja algused tugevad. Et ma alati vormis olnud hooaja alguses, mis on tegelikult halb asi. Aga ma samas tunnen praegu juba jällegi, et mul tõus on nagu, et vormi tõus jälle nagu on suht nagu tugev siin ennem nagu esimest lumelaagrit. Et trennides on nagu päris kerge ja päris hea olla. Et ma kindlasti ootan sealt nagu päris head tulemust. Et ja laskmise poolest ka kindlasti suurt edasminekut. Tahaks jah, no ikkagi ega ma lähen sinna 0+0 laskmisest, ega ma ei hakka valetama sinna. See on hea kuulda. Ma uurin et kuidas varasematel aastatel läinud on, aga ma saan aru, et sinu vanus ongi see, et iga aastaga tegelikult on eeldatav või ongi oodatud suur arenguhüppe ja nii edasi. Aga võib-olla kui sa nagu analüüsid tagasi, et kui kaua sa oled selle alaga tegelenud ja kuidas siis sellest lähtuvalt nagu hindad enda varasemate aastate pingutusi? Et see kõik üldises plaanis on ikkagi kõik väga palju professionaalsemaks läinud, et kui me alustasime, see oli siuke ikkagi
et ega keegi väga meile ei õpetanud, kuidas lasta ja mida teha, et sa enamus ikkagi ise tiirus lihtsalt tegid ja põhimõtteliselt lasid, noh, ja siis öeldi, et põhimõtteliselt sii keskele ja päästa sujuvalt oli põhivärk ja siis tegid nagu tegid, et aga siis, kui selle järelkasvu koondisesse jõudsid, siis ikkagi päriselt nagu võeti sind ette nagu inimesena, vaadati su asendid, asjad, et noh, ongi see, et vaadatakse ja siis noh, kõik imestavad, et noh, mis siin nagu toimub, vaata. Aga noh, kui sa ise ilma teadmisteta oled selle asendi kunagi paika pannud endal, siis noh, see ei olegi midagi väga loota. Kaua sa laskesuusatamisega tegelenud oled nüüd? Nüüd vist juba 7 aastat peaks olema. Ja kuidas sa selle juurde jõudsid? Minu isa tegi kunagi laskesuuska ja meil kodus käis kogu aeg laskesuusatamine. Aga kui ma nüüd ei eksi, siis äkki see oli hoopis ema pakutud idee, et ma läheks proovima, sest noh, ma räägin, mulle täiega meeldib teha trenni, noh, mulle meeldib kõvasti teha trenni, mulle meeldib joosta, ma käisin emaga juba väiksest peale koos jooksmas nagu mingi 7-kilomeetrised jookse ja asju, et mulle meeldis hästi siuke jooksmine ja siuke noh, pikad trennid, noh, ja jalkas. No ütleme, ma ei taha nüüd siin midagi väga halvasti öelda, aga no jalkas jäi see üldfüüsiline ikkagi no nii nadiks, et noh, see ei olnud mingi trenn isegi, noh. Aga sa alguses tegelesid, sa tulid laskesuusa peale nagu otse jalkast või sa tegelesid vahepeal lihtsalt suusatamisega ka? Ma ikkagi kohe läksin laskesuuska, aga noh, mul oli mingi periood, kus ma tegin mõlemat jalkat ja laskesuuska, aga ma sain üpris kohe aru, et see laskesuusk on rohkem minu teema. Aga suusatamine üleüldiselt olid siis sellega ikkagi varasemalt perega tegelenud või seal õppisid kõik? Seal õppisid. Ei, ma väga hästi mäletan, et mul esimene treener ütles, et ta ei tea, tema ei uskunud kunagi, et ma hakkan suusatama, noh. Okay. Koordinatsioon oli ikkagi jube mehel, et selles suhtes ei hakka, jah, et aga no ütleme, et kõva tööga, no mul oli see tahe tõestada, et ma saan hakkama, no mul on alati see, et sa tahad nagu, et ma tahan alati tõestada, et teised eksivad, vaata, et noh, sa ei saa alahinnata mind, vaata, et ma olen võitleja nagu selles suhtes, ütle, mis tahad, vaata, aga ma teen selle ära nagu. Aga kui suur konkurents Eestis on? No see oleneb ikkagi vanusegrupist, et kui me alustasime, oli meid 4, siis mõned aastad edasi, siis meid oli juba päris palju, üle 10 äkki. Ja nüüd on minu vanuseklassist on, noh, koondises on 2 tüüpi alles, noh. Et selles suhtes on jah, et eks ta kõigub. No peale gümnaasiumit ilmselgelt nagu paljud kukuvad ära, et. Et seda ma mõtlengi, et miks nagu hooaja ettevalmistusel nagu just välismaalastega sõita, et noh, et tundubki, et siin Eestis nagu see konkurentsi poolest nagu noh, see on nii piiratud, see mass, et see võib-olla ongi hea vahepeal, kui saab teistega kätt proovida. Ei, ilmselgelt, et ega ma ütlen, ega meil koondises on head poisid koos, et nendega on ikka hea trenni teha ja suhteliselt võrdselt ikka, et kõik push ivad üksteist, et see on nagu lahe. Et see team chemistry on hea ka üksteise vahel või pigem suhtlete, et pigem on sõbrad või konkurendid ikka? Ei, ikka sõbrad ikka, aga noh, see on see sõprus, eks see kaob ära, kui võistlus hakkab pihta, et siis me oleme ikka konkurendid. Okay. Kas Ibu kappi kannab kusagil üle ka, et kus saaks silma peal hoida sinu tulevasel hooajal? Ibu kappi kandis üle küll 2 hooaega tagasi äkki. Ja eelmine hooaeg enam ei kantud ja minu andmete järgi see hooaeg ka kahjuks ei kanta. Aga on nagu see Ibu äpp olemas siis, mis on see International Biathlon Union äpp siis nagu, kus sa saad panna nagu, otsida välja oma selle atleedi, näiteks panedki Oskar Orupõld, siis paned follow ja siis sa juba näed nagu kõike nagu starte, mis ta teeb ja asju. Okay. Võib-olla see ka, et millest sõltub üldse, et mitu inimest korraga nagu etapisõidu stardis on? Seal on need rahvuskarika punktid, et siis antakse sulle ette, et palju sul maksimaalselt kohti on, et näiteks norrakatel on 6 kohta, eestlastel on nagu 4 kohta, et keda panna peale, ehk siis 4 meest on eestlastel ja 6 meest on näiteks norrakatel. 6 on maksimum, ma saan aru? Jah, minu teada küll. Ja miinimum? Ei jään vastuse veel ka praegu. Et seal ongi, aga noh, samas on jällegi see, et Ibu kapis on samamoodi, aga noh, kuna eestlastel ei ole nagu sportlasi, siis vahest ikkagi minnakse nagu alla selle, nagu palju meil tegelikult kohti on. Okay. Aga kui sind veel nii-öelda analüüsida, siis mis sa ise ütleksid, mis on sinu nagu tugevused lisaks seal tugevale töötahtele, et mõtlengi näiteks suusatamise ajal või laskmisel, kas püsti lamades, et mis sa ütleksid, mis on nagu sinu kõige suuremad tugevused? No
no raja peal minu kõige suuremaks tugevuseks on tõusud olnud eluaeg, et seal, kus tuleb raiuda, seal, kus tuleb võidelda, need on minu kohad. Et seal olen ma kindlasti heas konkurentsis, et neid mulle meeldib sõita ja no laskmise poolest on raske tuua, sest ma olen hästi kriitiline nagu laskmise suhtes, nagu alati, et selles suhtes mul iga detail nagu ikkagi nagu häirib, et tahaks nagu, et kõik oleks ideaalne, et ma ei tahaks öelda, et ma praegu mingit tugevust välja tuua, et võib-olla jah, et nagu tahaks lihtsalt kogu aeg edasi areneda selles. Arusaadav, siis me ei saa üle ega ümber, eriti kuna praegu on tõesti väga aktuaalne ka meie endist suusameeste siis dopinguskandaal ja kõik sellega seonduv, et ma pean lihtsalt küsima ja uurima seda, et kas näiteks sulle on pakutud dopingut? No ei ole, ju siis olen nii kehv mees. No ei ole, aga kas sa tead kedagi isiklikult, kellel on pakutud? Ei tea, aga no eks ta laskesuusas on see, et kuna see doping on ikkagi, ütleme, see on sekundite mäng, mis ta sulle annab. Et laskesuusas on see, et no sa kaotad selle sekundi seal tiirus ära lihtsalt. Et see ei ole seda riski nagu väärt. Et ja tänapäeva meditsiini juures, norrakate meditsiin näiteks, nagu, no see on juba nii kõrgel tasemel, see on nagu lubatud piirides on ju. Et aga noh, see on juba nii kõrgel tasemel, et sul ei olegi nagu väga mõtet minna sealt üle seda riski tegema, vaata. Et noh, ilmselt nagu murdmaasuusatamises ongi see, et see on ju puhas sõit, vaata. Seal nagu ongi see, kes jõuab rohkem, see võidab. Aga no laskesuusas see laskmine, see on see X-faktor. Et täpsemaks su kätte ei tee, jah? No ongi, sa ei saa paremaks laskjaks nagu mitte mingi ravimi abil. Aga mis see, kui sa meditsiini nüüd mainisid, siis ma mõtlengi, et võib-olla enda puhul ka, et mis on need toidulisandid või asjad, mida sa võtad või kas on, kui palju üldse seda toitumise poolega näiteks teid kurssi viiakse või teid? No ma pean kahjuks tunnistama, et ma olen jube kehv toidulisandid võtja. No ma olen maapoiss, et ma ikkagi usun alati kartulistesse ja sealihasse. Aga ikka D-vitamiini ikka võtad ja magneesiumit ikka võtad, et põhiasjad on ikka paigas ja rauda ja aga no ütleme toitumise poole pealt, no vastupidavusala, meeletud tunnid, meeletud koormused. See, mida sa sööd, on oluline, aga suurem määral on nagu kõige olulisem see, et sa sööks. See on nagu oluline. Aga võt siis tekibki siuke huvitav sportlik huvi mulle, et kas näiteks keegi jälgib ka teie kaloreid, et kui palju kulutate või kui palju tarbite? No keegi ei jälgi, aga meil on nagu antud ette see ikkagi, nagu me teame, palju me tegelikult peame sööma ja nagu, noh, see on tegelikult raske, noh. No kui me tegime Norra järelkasvuga koos trenni, siis noh, mina olen tavaliselt siuke vend, kes väga pikkadel trennidel nagu mingit pause ei tee, vaata, et no sa ikkagi pidevalt teed, vaata, ja kui sööd midagi, siis ruttu sööd mingi keeli või batooni, vaata. No norrakatel oli see, et buss sõitis kaasa, pandi buss seisma, tõmmati see tagumine pagasnik lahti, põhimõtteliselt mingi piknikulaud väljas on ju, mingi Coca-Colad, Pringlesid, mingid kommid, värgid, keelid on ju. Et noh, need vennad söövad meeletut, aga noh, teevad meeletut rohkem trenni ka, et nad peavadki seda energiat saama. Aga võt näiteks, et palju siukse intensiivsel treeningpäeval sul aktiivseid kaloreid kulub? No ma ei oska öelda, palju mul kulub, aga noh, sa pead ikkagi tarbima nagu, no ühe trenni jooksul sa pead süsivesikuid tarbima kuskil, ma arvan, kas on äkki 100 grammi juurde, et Okei, aga see nagu näiteks, kui teil on antud soovituslik nagu toitumismenüü ette, siis seal on ikka vist öeldud, kui palju kalorasi poolest peaksid. Noh, legend räägib, et norrakad söövad hommikuti pastat meega, noh. Et saada lihtsalt neid kaloreid täis on ju, et noh, see antakse ette ja, et sa pead nagu hommikul saama sinna 60-80 kanti vaata kätte neid süskareid just. Need süsivesikud, need loevad, et see ülejäänud jah, on nagu, et mida rohkem sa süsivesikuid kuskilt saad, seda väärtuslikum see on. Aga kas sa oled ise magusasõber ka, või teatavasti on nagu lihtsam tarbida neid täis võib-olla, kui oled suur magussõber? Jaa, ei, mina olen magussõber ja mulle joon hästi palju Coca-Colat ja söön kommi, et sellega ei ole probleemi jah, aga noh, eks ta võiks alati parem olla trennides, et näiteks
üks asi, mis mul see hooaeg nagu ma pidin hakkama harjuma ära, on see, et spordijooki jood trennis, et ma olen kogu aeg veega pandud, mulle alati meeldib, vesi on hea, läheb kiirelt, on ju, et ei hakka mingit pisma ega midagi, et mul alguses selle spordijoogiga oli see, et hakkas pisma lihtsalt. Aga nüüd oled sellest üle saanud? No pead saama jah, pead harjuma sellega, et muidu sul ei jätku energiat, no muidu saad järgmine päev kottis ja siis ei ole mingit kasu sellest, noh. Aus, aga selle, noh, toitumine on ka nagu tundub võib-olla siuke asi, kust nagu keegi mingi hetk saaks veel juurde panna, kui vaadata ka just täpselt selle üle, et kui palju sa reaalselt kulutad, kui palju sa tarbid, eks ju, just nagu makrotoinete näol, et kõlab võib-olla lihtsalt siuke huvitava mõttena, et tundub võib-olla, et potentsiaalne üks koht, kus saaks nagu juurde panna. Jah, no vastupidavusalajas on see reegel, et 95% pead kõigepealt ära tegema ja siis võid hakata detailselt vaatama, mis need 5% on. Et nagu kui sa 95% teed õigesti, näiteks noh, ütleme lihtne on vaadata, et noh, iga kuu sa teed üle 100 tunni, vaata. Noh, sa teed kõvasti trenni, teed õigesti trenni, on ju, sööd kõvasti. Ja siis sa saad alles hakata vaatama seal, kas need 5%, et mida sa, et milline see söök nüüd kõige nagu kasulikum sulle on ikkagi lõpuks ja nii. Okei, siis ma uurin sinult vahelduseks ka veel raamatu soovitused, ma ei tea, kas ise oled suur raamatusõber või mitte, aga äkki sul on midagi, mida soovitada vähemalt teistel lugeda? Ja no spordiraamatuid ma ikkagi loen, et kui tuleb välja, et viimane raamat äkki oli Usain Bolti see elulugu, mis ma läbi lugesin. Et too oli päris hea, aga ma arvan kõige rohkem ma soovitan lugeda läbi ikka Peter Nortrugi eluloo raamatu, et no see, ma lugesin selle, ma arvan 3 päevaga läbi, noh. See oli ikka julm lugemine, noh. Et andis palju juurde motivatsiooni? Jah, andis ja natuke hirmutas ka, noh. See vend elas ikka mullis, noh. See vend elas lihtsalt ühe asja nimel ja treenis ühe asja nimel, et aga väga-väga lahe lugemine. Sest on huvitav, tema raamatut ma ei ole lugenud, aga panen kindlasti kõrva taha. Siis kuna tõesti sinuga nüüd niimoodi, et noored sõbrad panid sulle hullu, ma kõiki küsimusi ei võtnud, aga sulle esitati nii palju neid sotsiaalmeedias küsimusi, siis ma 3, 4, 5, 6, 7 küsimust olen üles kirjutanud, et ma juba liigun siia sektsiooni edasi, et ma hakkan vaikselt sind pigistama ja vaatan, mis veel tuleb, sest väga suunatud küsimused on osad. Esimene on kohe, kas Koreas olles meeldis sulle pitsat süüa? Ai, sellega on hea lugu ja ma vist tean isegi, kes need küsivad, et jah, me käisime noorte olümpial nüüd 2 aastat tagasi äkki oli ja siis Koreas, Lõuna-Koreas, no meeled, see oli ikka räige trip, noh. Ja seal olümpiakülas, no Korea toit, no ütleme nii, et ei julgenud väga seal midagi võtta, ei hakanud midagi silma ja ega seal ei olnud ka, no me oleme harjunud hommikul putru sööma või muna, vaata. No seal siukest asja nagu ei olnud. Ja ainuke asi, mida me sõime, oli seal pitsa ja pasta ja hommik, lõuna, õhtu oli ainult pitsa ja pasta ja no see oli ikka, ma mäletan poistega rääkisime toas, et no kui väga tahaks seda praekartulit ja sealiha lihtsalt mingi normaalset toitu, no palun, et no see oli ikka jah, julm reis. Hommikut alustada pitsa või pastaga on tõesti päris korralik. Kas enne lennukile minekut tasub vetsus käia, kui oled Burger Kingi söönud? Jälle sama Korea lugu, et oli üks poiss Daniel Vaarikov meil kaasas seal praegu, tema on siuke suht talendikas poiss, teeb mõlemad murdmaasuusatamist ja laskesuusatamist, et see aasta Eesti meistrivõistlustel suvel sprindis, kas tuli äkki 3. isegi meeste klassis, et aasta noorem kui mina. Et hästi andekas poiss. Aga jah, ta on siuke, no ütleme siuke huvitav kuju. Ja no meil oli suht kiire sinna lennuki peale. Ja siis vend otsustas peale Burger Kingi minna vetsu teloga ja noh, mitte välja teha sellest, et ma laamendan seal ukse taga, et meil on nagu kiire. Ja siis lõpuks oligi, ma ei tea, no viimasel hetkel jõudsime sinna, jooksime sinna täiesti läbi vettinud olime higist ja see oli, no ei andesta sellele vennale kunagi seda stressi, mis ta mulle tekitas seal. Aga kui niimoodi reisite, siis kui suure tiimiga te olete, kogu koondise kõik või? Jah, siis seal me reisisime, jah, meil oli treener, määrdemehed ja siis jah, kogu nagu sportlasse tiim. Okei, aga ometi pidid sina hoolitsema tema eest, et ei jõuaks lennukile? No jah, ütleme nii, et kuna olin seal kõige vanem meie tiimis, siis võtsin selle rolli jah, aga noh, seda venda väga ei talitse. Järgmine kord jääb koju siis. Ja peab.
Võib-olla siuke endalt sportlik huvi ka, et kas sa tead, mitmes erinevas riigis sa oled võistelnud või üldse käinud näiteks? Ma praegu seda numbrit ei julge pakkuda, aga jah, me eelmine hooaeg oli ikka kõva reisimine, me käisime Šveitsis, Austrias, Saksamaal, Slovakkias, et ikka sai ikka reisida, no Rootsis on ju, Norras on ju, Soomes. aga see on koondise poolt või see on ikkagi oma panus ka suur seal? Ei, see on ikka koondise poolt, Okay. et noh, sa maksad selle hooaja, selle noh, koondises sul on see hooaja maksumus on ju. Ja siis sa maksad selle ära ja siis on ülejäänud kõik kaetud. Okei, siis keegi uurib siin, et kas Messi või Johannes Tingesbø? No ma väga hindan mehi, kes teevad oma ala kõrgel tippus ja teevad seda väga hästi. Et mulle alati meeldib vaadata mehi, kes teevad oma ala hästi. Et no see on raske küsimus, aga no kuna ma olin ikkagi kauem olen olnud Messi fänn, siis ma ütlen Messi. Okei, siis sa juba natuke tegelikult vastasid sellele, aga ma küsin selle ikka, et võib-olla võid teise nurga alt või võid sellele kindlaks lihtsalt jääda. Et mis on sinu eelis teiste võistlejate ees? Noh, võib-olla ma tooks siia siis sisse veel selle faktori, et eks ma olen veits peas soe ka. Ma olen siuke vend, kellel meeldib, kui on raske. See on üks asi, mis mind võib-olla veits ka nagu takistab, sest vahest, kui on nagu rasked trennid, ma ei keskendu sellele, et ma oleks nagu kiire, vaid sellele, et mul oleks võimalikult raske. Sest mulle lihtsalt nii väga meeldib see, kui ma saan olla seal punases ja ma saan olla seal viimaste energia peal ja siis mul see peas käib see võitlus lihtsalt, et tunned need südame tuksleid juba peas. Ja ongi, sul on ja üks mõte käib, et ükskõik mis juhtub, peaasi, et sa liigud edasi, vahet ei ole, kuidas sa, aga sa liigud edasi, vaata. Et nagu see on nii lahe, see on see, miks ma teen seda sportina. Kuna käisin hokikoondisel, käisin abiks ettevalmistuval laagril, siis võin seal üket tegin neile ja siis mulle meeldis, et üks väravahti ja treener ütles, et tead need väravvaid, need ongi meil peast natuke teistsugused, et tegelikult see on nii haige, mõtle ka, et seal ka saad väikses väravas, sa sõidad sina lihtsalt mingi fucking hokilitri ees vaatamist nagu vennad paugutavad sulle täiega peale, see on nii väike värav ja see väga suur tõenäoliselt saab pihta vaata. No ja nad peavad kogu aeg olema ju kuradi keskenduma ka, no see litri tuleb sükse räme tooga, no ma ei kujutaks ette no. Ja hullu pauguga jah. Siis järgmine küsimus sulle, kuidas näeb välja sinu igapäevaelu? No praegusel hetkel, kuna ma õpin ka ülikoolis, siis tavaliselt on niimoodi, et hommikul kell 7 on äratus, siis panen asjad kokku, siis 7:30 söön, 8 siis lähen trenni hommikul, siis teen tavaliselt tund 30 kuni 2 tundi hommikuse trenni. Kas see on rullsuusk praegu või jooks viimasel ajal või? See graafikust täitsa oleneb, et ma ikkagi võimalikult palju üritan käia rullsuusaga tiirus nagu, et käia laskmas ikkagi. Siis sealt tavaliselt otse lähen ma nagu siis ülikooli, tavaliselt kuni siis mingi 12-4 on ülikool. Siis peale seda siis kas lähen jälle, oleneb treenisest, kas lähen jälle Otepääle tiiru või siis teen Tartus mingi pikema trenni nagu, et mingi 2 tundi peale veits. Et sa teed iga päev praegu ikkagi 2 trenni? No ma üritan, nüüd on muidugi koormus veits intensiivsemaks läinud, või noh, intensiivsuse peale läinud, et pigem on nagu kiiremad trennid ja siis rohkem nagu puhkust, et on nagu 1 päeva trennid ka. Aga jah, ideaalis ma ikkagi üritan teha 2 korda päevas trenni. Kas enne siis katsevõistlusi, mis on sul novembri keskel nüüd, enne seda korraks tõmbad koormuse nagu täitsa maha ka või pigem mitte lendadki sinna selle treeningharjumuse pealt peale? No seal läheb, see tegelikult nagunii läheb natuke kergemaks, sest esimest korda, kui sa lähed nagu rullsuusa pealt suuskade peale jälle, siis see on nagu ikkagi veits erinev, et sul läheb natuke aega, et nagu rahulikult see oma tehnika üles ehitada ja vaikselt pihta hakata jälle. Mis on kõige naljakam asi, mis treeningul on juhtunud? No pean mõtlema, ega meil on suht kõvad pullimehed koos seal kogu aeg, et eks need naljakaid lugusid on ikka. No eks ta peab olema, no mul praegu üks lugu tuleb, eks ta on mingi suuskadega kukkumise lood ikka olnud, et mingi laskumiste peal lollitame, et kunagi meil oli siuke treener nagu Andrei Mets, ta on nüüd määrdemees kuskil Austria koondise juures
ja ta oli hästi lahe treener, hästi detailselt oli iga elemendi juures ja siis oli selline treening, et lähme laskumisest alla niimoodi, et no kõik mehed on nagu rongis, vaata, et lükkavad üksteist, meid oli mingi 5-6 tükki seal. Ja siis nagu ongi, et noh, mida nagu üritame kõige kiirema kiiruse saada, mis nagu võimalik. No siis muidugi, noh, mina vana koperdis seal pundis on ju, siis suutsin ikkagi seal mingi hetk koperdada ja tõmmata kõik selle kuradi rongi kaasa omaga. Et, sa olid ees või keskel või tagasi? Ma olin kuskil ikkagi pigem ees otsas just. Et aga jah, need kukkumised on ikka naljakad olnud enamjaolt, et ega õnneks ei ole nagu midagi väga hullu juhtunud kunagi, et eks need ole need kukkumised jah, et paned mingi pehmesse lumesse, siis on ikka suht naljakad. Ja viimane küsimus ongi siit sektsioonist selline, et mis on su kõige suurem vigastus olnud? No vigastusi on mul palju olnud. Et selle hooaja alguses oli ka põlvesideme siis siuke kergem rebend. Mängisin korvpalli. Ta oli suht ränk vigastus, aga noh, ma arvan, et mis laskesuuska kõige rohkem on mõjutanud on ikkagi see, et kunagi noorena ma lõikasin maha omal laskesõrme. Ehk siis praegu hetkel vist maailmas, kui ma ainsana vist lasen keskmise sõrmega nagu enda teada. Okay. Et võib-olla see on mu kõige suurem siis vigastus, mis on nagu mõjutanud mu spordikarjääri. Kui võib üldse uurida, ei pea, aga mis juhtus? No maal Hiiumaal ikkagi noorena tegid juba tööd ja siis jah, et oli siuke masin tõmbad ja siis hakkab giljotiin liikuma ja siis surub selle nagu puu nagu sinna nagu vastu. Siis me mõtlesime, et mina tõstan puu peale, see tõmbab kangi ja no siis ma muidugi suutsin oma sõrme sinna liiga kauaks jätta. Et siis jäin ilma jah. Aga kui vana said siis? Ma arvan, ma olin mingi 12, ei noorem, 9 äkki. See on jälle nagu sellest otsast nagu imetlusväärne, et kõikide asjade kiuste, siis tegelikult kui sa hakkasid suusatama, need vennad juba suusatasid ammu, noh, siis kas või see lugu, eks ju, et nagu, et kõiki need asjadega juste, et need tõenäoliselt võib-olla ei ole alati sinu poolt olnud, on ju, aga seda imetlusväärsem on minu arust see, et sa ikkagi nagu oled seal samas spordis sees ja surud läbi ja sa ei mõtlegi allaandmise peale. Ei no, see ei ole kunagi takistanud, et eks seal, ma mäletan, see oli naljakas lugu ka, läksime Papsiga sinna esimest korda siis rääkima, et tahaks nagu trenni tulla. Papsi esimene küsimus oli ka, et kas on üldse mõtet, vaata, et no vennal ei ole sõrme, et mis me teeme, vaata. Siis Anti Kuulmata oli minu arust see treener, kes seal ütles, et 2 varianti, kas õpid vasaku õla pealt laskma või keskmise sõrmega. Et kindlasti suur nagu kummardus talle, et ta üldse noh, ütles, et see on nagu võimalik, vaata, et ma ei kujuta ette, noh. Oleks võinud kohe vee peal tõmmata kogu karjääril. Jah, et nagu pole mõtet, vaata, et noh, mis me sulle ikka selle relva kätte anname, et ei tea, kas on üldse võimalik, vaata. Aga noh, ta ütles, et on võimalik ja eks me läksime siis tegema, ega me ei mõelnud, et no eks need probleemid nüüd eelmine aasta tulid välja, et mida kõrgemaks see tase läheb, vaata, seda rohkem on neid asju, mis hakkad tähele panema, need väiksed detailid, mis nagu on puudujäägid. Aga noh, ütleme mina ja siis mu paps ikkagi noh, oleme ikka meeletult tegelenud sellega, et see nagu relva juures asju muutnud ja üritanud selle nagu just enda kasuks keerata. Et näiteks tegime laadimissüsteemi ümber niimoodi, et mul on põhimõtteliselt laskesõrm on kogu aeg päästiku juures valmis, et ma laen nagu selle sõrmega, mis on nagu noh, ma olen 0, midagi sekki kiirem jällegi vaata. Et eks ta on päris lahe, et näiteks kui tuli Norra treener on ju, et ega ta ei oska sulle midagi õpetada, vaata. Mina nagu isiklikult olen kõige targem selle asja juures, vaata, et no, sa ei saagi midagi öelda, vaata, sest noh, keegi ei tea, no keegi pole harjunud siukse asjaga. Aitäh üldse, et nagu jagasid seda lugu ja selles suhtes, et noh, õnneks ta, või noh, mis õnneks, aga ta on sul pikka aeg olnud, aga et täpselt, et olla siin ja avalikult niimoodi välja öelda, et see noh, et mida sa ikka nagu siis, ma ei tea, peidad või täpselt. Ega no elus tuleb ikka asju ette, mis nagu takista, ega selles suhtes tuleb edasi liikuda kogu aeg. Absoluutselt, ma olen ka täpselt selle poolt. Siis me oleme jõudnud järgmisesse sektsiooni, kus ongi nagu this or that, ehk siis ma küsin sult ühe või teise asja, me pikalt arutamisel ei hakka, pead ütlema ühe emotsiooni pealt, mis rohkem sinulik on. Esimene asi siis riskantne laskumine või vaevalik tõus? Vaevalik tõus. Püsti laskmine või lamades laskmine? Püsti laskmine. Lasketiiru trahviring või suusarajal kukkumine? Trahviring. Enne starti vaikne keskendumine või muusikaga meeleolu loomine? Muusikaga meeleolu loomine.
relva täpsus ja hooldus või suuskade kiirus ja määre. Kiired suusad. Külm ja lumine ilm või sula ja vesine. Sula ja vesine. Sprindidistants või jälitussõit. Jälitus. Konkurendist sõbrad või konkurendist vaenlased. Konkurendist vaenlased. MK debüüt või Ibu kapi etapivõit. Ibu kapi etapivõit. Kiire start või lõpuspurt. Lõpuspurt. Aitäh sulle. Üldse aitäh, Oskar, et tulid. Suur aitäh ka Potikule, et me üldse saame siis siin ruumis enda neid podcast'e läbi viia. Suur aitäh ka Nokole, et meie kurk ära ei kuivaks ja ikkagi juttu vahutaks terve episoodi vältel. Kui soovite õla alla panna või teha koostööd, siis võite meiega ühendust võtta läbi meie kodulehe www.trueforest.com ja ega me sind ka minema ei lase, Oskar, täitsa tühjade kätega, kuna sul reisimist on palju ja kindlasti on alati ka palju asju, mida kaasas endaga kanda, siis tänasele episoodile on õla alla pannud MyFitness. Saad siukse väikse reisikoti, et kas linnas või trennis käimiseks, et ma loodan, et sul üks siuke kulub ikka marjaks ära. No ikka, ega trenni asju tõesti palju lasku võtta ajal, et ei hakka isegi rääkima. meeletu. Nii on, suur aitäh, et said tulla. Ikka, aitäh kutsumast. Hästi tehtud.